Nii, aga hakkame siis pihta. Tere hommikust! Taas kord on algamas ökoloogiakeskuse seminar ja sel korral räägin siis mina sellest, kuhu on välja jõudnud selline rakendus ja algatus nagu Allikad Info. Sellega on siis seotud veel terve rida ka teisi inimesi ja alguse on ta saanud üldsegi ühest projektist, mis endiselt kestab, rahastatud Interregi Estlat programmi poolt. On seal rida partnerid nii Eestist kui ka Lätist. Ja meid on toedanud veel ka siin tegevuse käigus ka mõned sellised eraalgatused meie sõna levitamisel, nagu ka Õhtuleht ja e-kool ja veel ka üks Läti firma, kes lätlastele kaardi andis ja nii edasi. Et on seotud palju lisaks inimestele ka erinevaid institutsioone. Nüüd alustuseks kohe, et mis see Allikad Info üldse on, kes ei ole sellest võib-olla kuulnud või näinud, asub siis veebis aadressiks allikad.info, minge vaadake, on seal täitsa olemas, saab minna nii arvutis kui telefonis, töötab kenasti. Ja tegu kõige lihtsamalt öeldes on siis allikate kaardile märkimiseks ja vaatlemiseks loodud veebipõhise sellise harrastusteaduse kaardirakendusega. Ja kõik allikad, mis Eesti riigil ja ka Läti riigil siis teada olid, on sinna juba sisse kantud. Veebruarikuu seisuga, ütleme nii, selle aasta veebruaris siis, kui see rakendus läks laivi. Üks tähtis asi, mida seal teha tuleb, ongi ka nende ülekontrollimine. Et paraku on selgunud, et küll Eesti riigil on väga head kaardid ja kaardiserverid, aga siiski sellise info täpsustamine on alati teretulnud, sest mitmetel juhtudel on need allikapunktid kaardil natukene nihkes. Lihtsalt tänapäeval on seadmete ja kaartide täpsus tõusnud võib-olla selle ajaga võrreldes, kui need sinna jõudsid. Ja saab lisada sinna siis pilte, kirjeldusi, teha ka mõõtmiseid, maitsta vett, nuusutada, kirjeldada allikat, seal kasvavat taimestiku ümbrust, inimmõju ja nii edasi ja edasi. Ja ka siis võtta juba veeproove näiteks, kui on vahendid ja võimalused teostada mõõtmiseid ja ka neid andmeid saab sinna kõike sisestada. Ja need andmed jäävad seal vabalt kättesaadavaks kõigile. Ja uued teisest allikad liiguvad siis pärast ülekontrollimist edasi ka Eesti topograafilisse andmekokku ja keskkonnaregistrisse. Ja loodetavasti hakkavad ka seireandmed jõudma siis kunagi kesesse. Aga sellega me veel tegeleme ja seal see kvaliteedi küsimus on eriti suur. Nüüd otsapidi on tegu siis puhtalt harrastusteadusega. Et ma ei hakka neid 10 põhimõtet ette lugema, et harrastusteadus on üle maailma järjest tundub, et enam ka sellist populaarsust koguv vorm, kuidas koguda infot, kaasata inimesi. Aga seda tuleb kõike teha siis selliselt, et mitte inimesed ei oleks lihtsalt sellised ühesuunaliselt infot andvad abistajad, vaid saaksid ka tagasi. Et see info oleks ka neile endile kättesaadav ja nad saaksid seda ka siis enda kohaliku elu parandamiseks näiteks kasutada, et teades, kus ja millised on nende allikate kvaliteet, saavad nad siis teha ka võib-olla omavalitsusele mingeid ettepanekuid või otsuseid, kuidas põhjavett näiteks paremini majandada. Nii, aga miks seda asja üldse vaja oli? Et oma olemuselt selline harrastusteaduse abil info kogumine ei ole midagi uut. Ka Eestis on siin juba käinud, võib öelda, et 10 aastaid siis talvine aialinnuvaatlus. On loomulikult meil suur loodusvaatluste andmebaas, kus on tõesti väga palju kasutajaid ja väga ohtralt ka uut infot siis kohatud liikide kohta. Saab vaadata kaardil nii edasi, siis siin juba paar aastat on käinud Eesti otsib nurmenukku kampaania, nüüd levinud ka juba teistesse riikidesse ja üle Euroopa, kus siis saab kaasa lüüa kevadeti erinevat tüüpi nurmenukkude vaatlemises. Ja sellise praktilise näitena võib tuua siis Keskkonnaagentuuri poolt algatatud invasiivsete liikide leviku kaardistamise
Lusitania teo näitel, kus siis igaüks saab minna ja panna kaardile, et kus ta kohtas toda olendit. Või siis minna vaadata, et kas tema naabril juba on olemas, et kas peab murelikuks muutuma. Mis nende näite lühist kõigil on? Väga lihtne asi, et kõik tegelevad elusloodusega ja sageli vaid siis väga ühe või piiratud arvu liikidega. Nii et selles mõttes on nad kõik nagu ühte tüüpi. Nüüd allikad on natukene teist tüüpi asjad. Küll maailmast leiab ka selles osas näiteid. Ameerikas on tundub, et see on üks veefirma, kes ühtlasi müüb ka allikavett tehtud kaardirakendus, mis on küll juba ütleme, et natukene vananenud või ajale jalgu jäänud, aga põhimõtteliselt samal otstarbel, et panna allikad kaardile ja täitsa juhuslikult sealt on ka Eestist 2 allikat olemas, keegi on sisestanud. Ja ühte neist ei olnud olemas siin meil riiklusandmebaasis, nii et kandsin sellega meie rakendusse üle. Nii et selles mõttes oli sellest kasu. Siis miks selline vabatahtlik gate siis juba nagu veeseiresse kaasata? Ka seal on edulugu olemas, tuleb veel Ameerikast, kus see on väga laialt levinud, et need täpid kaardil on siis, kõik näitavad mingisugust vabatahtlike seirejaama siis või seiretegevuse punkti, nii et asi, mida võiks ka Eestis rohkem kasutada. Ja kunagi on ka kasutatud, aga see on niimoodi Eesti ajal nagu natukene välja surnud. Aga miks see vabatahtlike seire siis üldse hea on? Et lihtsalt puhtalt selle põhjusel, et see on selliselt kiirem ja lihtsam ja põhimõtteliselt loomulikult ka odavam ja ühtes aitab kohalikel mõista, et mis probleemid üldse neil siis piirkonnas on. Teiseks võimaldab koguda rohkem uut infot, sest lihtsalt kui raha ei ole, siis riik ei kogu üldse mitte midagi. Kui vabatahtlikud natukene aitavad, siis natukene äkki midagi koguneb. Ta aitab tuua kiiremini esile probleemkohad ehk et tuvastada mingisugune, et okei, seal on jama, peab minema ja nüüd tõsiselt tegelema. Tugevdab kohalikku kogukonda ja nendest samadest vabatahtlikest saavad ka võib-olla tulevikus otsustajad, kes on siis paremini informeeritud. Ja vähem tähtis ei ole see, et need kohalikud tunnevad juba kohaliku olusid paremini, et kui sõidab kuskilt kaugele kohale suurest linnast spetsialist, võtab selle proovi, läheb tagasi, mõõdab ära ja siis arvab, et see nüüd oligi kõige representatiivsem proov, siis tegelikult ju see nii ei pruugi olla. Nüüd, miks allikaid peaks üldse seirama, et mida ka Eestis tehakse suhteliselt vähe, vaid siis nitraaditundlikul alal on seal 10 või natuke peale allikat, mida seiratakse. Ja põhjavee seires siis kasutatakse peamiselt puurkaeve. Aga allikavesi on täpselt samamoodi põhjavesi ja näitab siis seda allikat toitva põhjaveekihi vooluteid ja piirkonna geoloogiat ja nii edasi saab sealt välja lugeda. Mis on eriti positiivne, siis proovivõtt allikast on palju kiirem, sest kaev tuleb enne tühjaks pumbata, siis oodata, et see vesi sealt taastuks ja siis saab alles proovid võtta, aga allikas voolab täitsa loomulikult ja looduslikult terve aeg ehk et aja ja energiasäästlik. Allikate oruga teada saamine on samuti äärmiselt oluline, eriti siin selliste kliimamuutuste ja üha intensiivistuma inimmõju kontekstis. Et vee kättesaadavuse kvaliteedi küsimused. Ja mure ongi selles, et me ei tea, kui palju meil allikaid on. Et 30. aastatel oli selline kena ka põhimõtteliselt siis kodanikuteaduse kampaania, kus Gustav Vilbaste eestvedamisel saadeti laiali ankeedid, mida siis inimesed said täita ja kirja panna, et mul seal, mis iganes sauna taga 3. kuuse juures on allikas, vesi on selline ja selline, maitseb hästi, lõhnab hästi ja umbes nii mitu liitrit sekundis võiks veeand olla. Sellised koguti siis seal üle 4000 allika kohta infot. Aga hilisemalt on siin siis oletatud ka, et äkki meil on oma 15 000 allikat. Aga riiklikes andmebaasides on neid kõigest veidike alla 1500. Ja miks see siis kõik murelikuks teeb, et planeeringutes näiteks allikatega ei arvestata, aga selle näiteid vaatame natukene hiljem. Nii et kui need 2 asja kokku panna, allikate seire ja vabatahtlike seire, et see siis loobki selle võimaluse, et me saamegi neid andmeid lihtsalt rohkem, et riik
seirab teatud piiratud arvu mingitest programmidest lähtuvalt, aga selliselt me suudame nagu laiendada tunduvalt seda infokatvust. Noh, miks see oluline on, sest tegelikult allika põhjavee algla on tunduvalt suurem kui see 50-meetrine piiranguvöönd või 10-meetrine veekaitsevöönd, mis praegu seaduse järgi on. Et me kaitseme 10 meetrit ümber allika ja sinna ei luba siis, ma ei tea, taimekaitsevahendeid ja väetist panna, aga tead, see vesi ei tule ju sealt 10 meetri raadiusest, et põhimõtteliselt see 10 meetrit sinna põhimõtteliselt võiks panna, mitte midagi allikaveega kui sellisega olulist ei juhtuks, sest ta tuleb nagunii kuskilt mujalt. Nii et see aitab tagada allikate kaitse ja äkki jõuda ka nende valglakaitsele ja valglapõhisele haldamisele. Ja loomulikult ei saa ära unustada allikate suurt kultuuriloolist väärtust, et nad on ikkagi midagi sellisest võib-olla põhjavee puurkaevust oma tähenduse poolest teissugust. Nii, kuidas allikate info toimib? Räägime ka sellest kiiresti. See slaid juba oli, nii et näitame siis kasutusjuhendi paari esimest lehekülge, see on kenasti seal allikate infolehel üleval, kus siis kõik erinevad funktsioonid läbi räägitakse, mis on avalikus vaates näha, et kui minna allikate info lehele, ilma et seal kasutaja oleks, siis infot kõikide allikate kohta näeb, aga uusi andmeid sisestada ei saa. Selleks tuleb siis registreeruda ja sisse logida, mis on väga lihtne, lihtsalt meilist ja nimest piisab ja saab siis lisada uusi allikaid, uusi vaatluseid, mõõtmiseid ja siis seal veel me saame siis ka erinevaid kasutaja rolle ja sellest tulevad lisevõimalused on ka olemas, et kui on kasutajal sihuke administraatori roll, siis ta saab ka seal teisi allikaid kinnitada, üle vaadata, parandada ja nii edasi. Jah, midagi keerulist seal ei ole, et põhimõtteliselt selle jutu ma rääkisin, et selleks, et midagi teha, tuleb sisse logida, saab lisada uut allikat, siis need nupud alles tekivad, lisa uus allikat, lisa uus vaatlus, kõik enda poolt sisestatud vaatlused ja andmed on enda töölaual, et saab alati tagasi minna seal. Sisestamisel saab neid ka mustandina salvestada, et siis hiljem näiteks midagi lisada. Ja kui allikas on lisatud, siis läheb see allikade info toimetaja või administraatori töölauale, kes siis vaatab üle, et me nagu ei kinnita enne ühtegi allikat ära, kui vähemalt keegi on veel selle allika üle kontrollinud, ongi siis seesama toimetaja või mõni teine inimene, et nagu topelt kinnitust oleks vaja. Ja siis saab ka olemasolevaid allikaid nii-öelda kommenteerida ehk et tagasisidet, et nimi on vale, koht on vale või mis iganes. Niisama lihtne see ongi. Nüüd lisaks sellele on seal põhjalik juhend ka allikate vabatahtlikuks seireks, kus siis üldse räägitakse, mis see on, miks allikaid uurida, kuidas uurida, kirjeldada, kuidas esitada kogutud andmeid, kuidas allikas isegi ära tunda, sest ka see on sageli probleemiks, et võib-olla iga allikas ei olegi allikas, vaid hoopis drenaasitoru ots, ka selliseid on meil riiklikus registris juba mitmeid tuvastatud selle projekti käigus. Ja siis loomulikult, kuidas kirjeldada allikat ja tema omadusi ja teostada ka mõõtmiseid. Nii et ka see on kodulehel olemas nii eesti, inglise kui läti keeles, nii et saab valida endale sobiva keele. Nii, aga mis siis oli meil selleks stardipositsiooniks? Algselt läks sinna ülesse 1486 allikat Eestist ja 123 Lätist, need punased täppid kaardil. Nagu näete, siis Eesti ja Läti nagu algseis on üsna erinev, et me siiski teame märksa rohkem enda allikate kohta kui lätlased. Nii et meil on natuke rohkem tööd juba tehtud, meil on veel tööpõld laiem. Jagunes ta siis, nüüd edasi ma räägin valdavalt Eesti allikatest, et Läti omad jätan kõrvale. Et jagunes ta omavalitsuste ja maakondade vahel siis selliselt, et kõige rohkem Lääne-Virust ja nii ta vaikselt tuli, et siin Ida-Viru ja maakond ja Lääne-maakond on nagu vaeslaste osas, et kõige lääne ja kõige idapoolsem, huvitaval kombel. Ja seal vahepeal siis neid ikka on. Nüüd valdade jaotus, küll vist tekst on nii kribu, et väga aru ei saa, aga siin on siis kõik vallad kenasti reas. Et nagu näete, neid nulliga valdasid on siin lõpus päris mitu, mida ma eeldaks, et tegelikult ei ole null, et ilmselgelt ma usun, et igas selles omavalitsuses ikkagi mõne allika äkki leiab. Näiteks on siin muidugi valdavalt linnad, nii et okei, võib-olla ei leia ka igast selles, aga
et ma ei tea, kas Sillamäe linnas näiteks on allikas, et võib-olla tõesti ei ole. Aga siin on ka Viimsi vald näiteks, kus on algses andmebaasis 0, aga nüüd on neid juba seal lisandunud nii mõnedki. Nüüd, kuhu me jõudnud oleme? Hetkel, või vähemalt ütleme, eilse seisuga oli meil allikad infol 172 kasutajat, vähem või rohkem aktiivsed, allikaid andmebaasis 2012, ehk et alates siis veebruarist on juba lisandunud üle 400 uue allika, mis on minu arust päris hea tulemus. Vaatluseid, ehk et mõni allika kirjeldus, pildi lisamine, mingisuguse mõõtmisandmete lisamine üle 600 ja sealhulgas siis mõõtmiseid temperatuuri puhul lausa juba 377, mis ei ole ka üldse paha. Ja ligi 2000 fotot allikatest. Et fotod on väga olulised, sest need lisaks siis sõnalisele kirjeldusele annavad ka sellise hiljem võimaluse siis võrrelda mingisuguseid muutuseid, mida võib-olla silm nagu tähele ei pane, aga koha peal olles. Aga foto pealt on võimalik näha, et ohoo, et siin oli varem nii ja nüüd on hoopis naa. Et see fotode andmebaas on nagu väga oluline just sellise ajaloolise seerievaates siis tuleviku peale mõeldes. Nüüd juba on siis meil ka koostöö Maa-ametiga kenasti käimas, et novembris oli üks kohtumine ja pärast seda andis siis siin Marko üle 217 uut allika asukohta, 48 asukoha parandust ehk et 48 allika puhul, mis juba varem olid registris, on need asukoht nüüd nagu täpsustunud ja siis 10 varem andmebaasis olnud, mille puhul on kahtlus, et tegu üldsegi ei ole allikatega. Ja juba siis nüüd detsembri seisuga on ETAC-is juba 8 allika asukoha parandused sisse viidud ning 2 uut allikat lisatud. Nii et juba on meie topograafia andmekogus paar uut allikat ka riigi jaoks olemas, siis ütleme niimoodi. Et väga tore. Ja see plaan siis on, et see nagu jätkub edasi. Nüüd, miks on siin, et ainult 217 uut allika kohta läks, kui ometigi 403 nagu on lisandunud. Noh, esiteks sealt 403 hulgas on ka Läti allikad hetkel, aga lihtsalt need 217 on need, mis on üle kontrollitud ja kinnitatud, et nad ikkagi päriselt on ja on selle koha peal. Noh, selleks, et meil need kasutajad on tekkinud ja inimesed teaksid asja olemusel, oleme olnud just aktiivsed ka kommunikatsioonis. Et küsinud ka siin lisaks sellele nii-öelda emaprojektile, Wateractile, mille kommunikatsiooni eest vastutab Läti partner tegelikult, küsinud ka lisaraha siin, oleme saanud ülikoolist natukene, et see lehekülg ilusamaks teha ja turundada ja ka paar tudengiprojekti siin on käinud ja üks on veel praegu käimas või noh, lõppemas tegelikult. Oleme kohtunud siin erinevate institutsioonidega, olgu siis Maa-ametid ja Keskkonnaagentuurid ja Loodusliku Pühapaikade Nõukogu, Globe võrgustikuga, erinevate koolidega, on päris palju igasuguseid artikleid maakondlikes ja vallalehtedes, ka üleriiklikus meedias, Novaatoris, Eesti Looduses, mitmeid raadiointervjuusid, siin kevadel sai antud ja suvel projekti siis liikmete poolt. Ja sotsiaalmeedias üsna aktiivsed, on seal oma grupp, oma lehekülg, ka Instagramis käib tegevus ja kui YouTube'i kanal, nii et palun minge, liituge, tulge meie gruppi. Ja päris palju on siis see Facebook ja Instagram ka jõudnud inimeste sotsiaalmeedia seintele. Nii et sellel on hea meel, et väga palju on tänu sellele just nendele 2 tudengiprojektile toimunud siuksed nagu hüpped just selles teadlikkuse tõusus siis nii-öelda, et teatakse allikad infot ja see on lisandunud ka tänu sellele uusi kasutajaid. Ja noh, siin mõned näited siis, need samad sotsiaalmeedialehed ja kampaaniad, mis toimunud on, aga neid võib minna siis igaüks juba Facebooki ja mujale ka ise vaatama. Ja mõned näited siis ka erinevatest artiklitest siin nii paberlehtedes, ajakirjades, veebilehtedel, siin näiteks ka eesti kui vene keeles, Mustamäe linnaosa valitsuse ajalehes, ühe siis just tudengi ettevõtmisel ilmus kevadel lugu Mustamäe allikatest, nii et siin Oliver kirjutas Kohila lätetest oma kodukoha
umbes ja nii edasi. Nii et on olnud täitsa tore. Ja lisaks siis nii-öelda projektiga seotud inimestele oleme suutnud aktiveerida ka siis ütleme vabatahtlikke või neid harrastusteadlaseid, et näiteks Saaremaal on üks aktiivne proua, kes on ka siis kohe kirjutanud siin paar artiklit allikatest seal kohalikus ajalehes ja siin küsinud infot ja oleme suhelnud ja infot kenasti vahetanud. Nii et selliseid huvilisi on tekkinud päris mitmeid erinevatest siis Eesti osadest on saadetud infot niimoodi, mingisugused andmebaase, kogutud andmeid, võetud ühendust ja tutvustatud siis veel, kus allikaid on, et siin just eelmisel nädalal leppisin ühe inimesega kokku, et jõulude uuaasta vahel lähen korjanda peale ja ta näitab mulle rea kohalikke allikaid, mille olemasolust teised ei tea. Nii et täitsa see värk toimib kenasti. Nii, aga lisaks siis vabatahtlikele oleme ka ise väljas käinud. Kuna projekt on Eesti-Läti ühis, siis meie välitööd on seal, mitte ainult Koiva, vaid ka Saatsi vesikonnas, aga peamiselt Koivas. Et oleme seal siis kogunud suure hulga proove, külastanud suure hulga allikaid, teostanud suure hulga mõõtmiseid ja lisanud ka uusi allikaid loomulikult andmebaasi päris suurel hulgal. Et lisaks kohtusime seal ka siis 4 kohaliku kooli õpetajatega, need on siis just peamiselt Globe võrgustikku kuuluvad koolid, et sellised aktiivsed ja kes juba tegelevad siis mingisuguste tudengiteadusega või õpilase teadusega, mitte veel tudengi. Ja seal siis Hinni kanjonis allikal viisime läbi ka sellise väikese koolituse, seal praegu Pamela selgitab õpetajatele, kuidas multimeetrit kalibreerida. Aga teostasime seal siis mõõtmiseid, ka vooluhulga omasid ja nii edasi. Nii et oli siuke täitsa tore kohtumine meil kevadel. Nüüd, mida me ise teeme, kui me välitööl oleme? Lähme siis loomulikult allikalle, vaatame, kas see on sobiv seireks. Seal toimus ka meil eelluure. Siis on meil kaasas siuke väikene kena pumbakene, mille abil pumpame allikavett ja korjame siis need proovid kokku, kas siis süstaldesse või pudelitesse, siis vastavalt sellele, mis analüüsiks ta läheb, kas seda filtreeritakse või mitte, et siin vahel on ka filter veel, siin küll jääb karini käe taha praegu, et niimoodi on nende proovide võtmine üsna juba mõnus, et ei ole nagu vaja käsitsi filtreerida ja siis edasi neid seal hapestatakse ja tehakse veel igasuguseid asju, enne kui siis lähevad külmikusse ja kunagi siis välitöö lõpus rändavad ülikooli poole, lähevad laborisse, osad proovid veel saadame Läti ülikooli, nemad saadavad oma proovid meile vastu, et nendes kohtades teeme erinevaid analüüse. Lisaks sellele mõõdame ka vooluhulka, see siis tavaliselt algab sellega, et tuleb leida sobiv lävend või siis see ehitada, millega Marko seal parasjagu tegeleb. Ehk et panna siis sellele allikaojale ette väikene tõke, et paisutada vesi natukene ülesse ja siis saabki sellisest toru otsast kenasti näiteks kogu selle vee kinni püüda sobiva suuruse kanamusse, mõõta, kui kaua see aega võtab ja saabki välja arvutada, kui palju see allika veeant siis on. Aga see toimib muidugi ainult selliste väga väikeste allikate puhul, et siin väga suurt kogust nagu kinni püüda ei saa, aga suur osa nendest allikatest ongi sellised pigem väikesed ja selline alla 0,5 liitri sekundis. Suuremate puhul siis tuleb kasutada teisi meetodeid ja kõikide allikate vooluhulka paraku ei olegi võimalik üldse mõõta naljalt. Ja siin veel siis selline ühe allika ümber sagimine ja väike lõunapausi tegevus välitöödel. Et niimoodi need ekspeditsioonid meil seal on kulgenud, üsna intensiivsed päevad, pikad, hilja tagasi siis tuleb hakata kõiki neid päeval kogutud andmeid kas veel süstematiseerima, andmebaasi seestama, nii et olid väga väsitavad, aga sellest teistpidi ka jälle energiat andvad, sest tõesti nägime väga toredaid allikaid ja kohtasime ka toredaid inimesi. Nii, mis siis on tulemused? Et kui nii-öelda materjalide metoodika on nüüd läbitud, siis jõuame ka lõpuks tulemuste juurde.
et ülemine joonis on siis algne andmebaas, siis keskmine on lisandunud allikad maakondade kaupa ja alumine on täiendatud allikad, et noh, siit torkab silma, et Harju maakond on olnud väga populaarne uute allikate lisandumisel, Võru maakond ja Tartu maakond ja noh, siit ka huvitaval kombel ja Jõgeva. Et noh, eks siin on erinevaid põhjuseid, noh, Harjumaa on mitmel erineval põhjusel, siin elab kõige rohkem inimesi ja noh, enamik aega me oleme ka ise siin, siis mõnedel juhtudel on palju allikat lisandunud seal, kus Marko suvitab Elva kandis ja noh, saartel on lihtsalt palju aktiivseid inimesi olnud. Et selles mõttes ei ole need numbrid on siin kombinatsioon nii meie kui ka siis teiste harrastusteadlaste sisendist. Nii et päris kena pilt minu arust sellise vähem kui aastapikkuse eksistentsi kohta. Et siin veel võrdluseks siis jah, selle algse ja lõpptulemuse vahel, et mõnel juhul on allikate arv siin vaata, et juba kahekordistunud, just Harjumaal näiteks, või siis ikkagi kasvanud sellise päris tuntava protsendi võrra, et Võrumaal 50% rohkem allikaid teada ja nii edasi, et igal pool on juurde olnud, välja arvatud huvitaval kombel, selle ma avastasin alles eile, et Pärnumaal on hoopis allikaid vähemaks jäänud, et ma ei tea, kas seal võib olla kaldusreform äkki põhjuseks, et mõned allikad on teise maakonda sattunud või ma ei tea, ühesõnaga, mingi pärast Pärnumaal on 4 allikat vähem kui enne oli. Aga noh, igal pool mujal on juurde tulnud, nii et Pärnumaal siis üleskutse, kui keegi kuulaja on sealt, minge ruttu otsige 4 allikat juurde, muidu olete miinuses, et bilanss on negatiivne. Nii, kaardil ka need samad asjad siis, rohelised täpid, siis siin on need lisandunud allikad ja oranžid täpid on täiendatud allikad, et noh, siin siis jah, tuleb see Koiva väga selgelt esile, noh siis siin ütleme Marko suvituskant ja noh, Harjumaa on ka selline suhteliselt tihedam, aga jah, just saarte üle on väga hea meel, sest seal on nagu puhtalt olnud kohalikke sellised ettevõtmised. Aga noh, siin avastamisruumi on veel väga-väga palju, et ikkagi on võimalik leida veel sadu ja tuhandeid uusi allikaid ja neid kaardile kanda. Ja olemasolevaid ka üle kontrollida. Nii, siin on siis väike siukene statistiline ülevaade nendest andmetest, mida on siis selle aja jooksul sisestatud andmebaasi. Noh, mõõdetavad andmed, kõige populaarsem on loomulikult veetemperatuur, nagu siis jah, üle 300 korra ja siin on siis Eesti andmed, et seetõttu see number natuke erineb algusnäidatust, seal olid ka Läti andmed sees. Päris palju on mõõdet pH-d, elektrijuhtivust ja juba vähem siis teisi parameetreid. Noh, okei, tuleb öelda, et tõesti nende pH-d, elektrijuhtivuste ja selliste puhul valdavalt on tegu meie endi mõõdetud või siis juba kas siis nende kooliõpilaste või tudengite, kes kuidagi on allikaseirega seotud, et üldiselt selliseid vahendeid, millega midagi enamat kui temperatuur mõõta, naljalt nagu ei saa eeldada, et inimestel kodus käepärast oleks. Aga termomeeter on küll vast igas kodumajapidamises olemas, millega veetemperatuuri üsna lihtsasti jäädvustada saaks. Ja noh, hakkab siin ka mingi väike pilt juba kujunema, et kus on siis see allikate ikkagi nii-öelda põhivahemik, et milline on siis allikate vee nagu valdavalt temperatuur või pH või juhtivus. Aga noh, eks see pilt, mida rohkem andmeid on, seda selgemaks ta muutub. Ja noh, siis saab juba hakata analüüsima, et kas ka mõned äkki need on siiski vead, mis väljapoole kaugemale jäävad, et mõningad andmed, et ma käisin nad veel kõik üle enne, kui ma need joonistasin ja noh, seal selgelt oli näpuvigasid, oli mõnikord läinud eeldatavalt siis mingi number valesse lahtrisse, et noh, selgelt, et numbri poolest tundus, et on tegu elektrijuhtivusega, oli millegipärast hapniku lahtrid, siis ma tõstin ta siiski elektrijuhtivusse ja mõnel juhul oli koma panemata jäänud ja nii edasi, et need on juba selles mõttes natukene puhastatud, aga noh, mitte veel väga sügavuti, sellised ilmsed vead on nii-öelda välja korjatud. Noh, siis lisaks, mida veel sai vaadatud, kuidas on neil lugu siis kirjeldustega, et 2 parameetrit, vee, lõhn ja maitse.
mida siis on kõige rohkem nagu kirjeldatud. Et enamasti võib siis öelda, et vaadeldud allikatest enamik allikad on lõhnatud ja maitse on hea, etteheiteid ei ole. Aga jah, üksikud juhud siiski on ka siis teistsuguse lõhnaga allikatest ja ka teistsuguse maitsega vett tuvastatud. Et huvitaval kombel jah, et kui lõhn on nagu rohkem hea, siis maitset on tuvastatud nagu rohkem, et vesi lõhnab hästi, aga maitseb teistmoodi, et nii-öelda lõhn. No võib-olla oli korona ajal on ja ei tea, et ei tundnudki lõhna, aga maitset veel tundsid. Aga igatahes jah, et päris paljudel või 6 juhul siis on vesi hinnatud lõhnatuks, aga maitse on magus. 3 juhul on lõhnatuks, aga maitse on selline mullane või hallitusene. Ja ka metallset maitset on tuntud ilma lõhnata, kuigi metallset lõhna on vist vähemalt ühe korraga tuvastatud. Nii et ka selline andmestik on juba täitsa huvitav ja kogunemas. Jah, siin siis veel spetsiifilised andmestik, mida me oleme siis seal Koivas kogunud, et millised allikaid me seal vaatleme. Siin on siis kõikide erinevate andmebaaside allikad, mis sellest piirkonnast teada olid, enne kui meie sinna sattusime. Et nendest andmebaaside juurde me ka kohe jõuame. Praegu lihtsalt, kus mingid värvilisi täpikesi on, seal on teadaolevalt siis mingi allikas olemas. Need sinised täpid on siis etak ja igasugused lillad ja beežikad ja rohelised on teised andmebaasid. Nüüd need on siis need, kuhu läksime meie. Ja võtsime siis ka sealt proovi või tegime kirjelduse, tegime vaatluse, et esimesel korral kevadel võtsime nagu vist 27 allikast proove, mille hulgas siis valisime hilisemaks välja 10, mida me edasi seirame ja siin lihtsalt, et kaardile ka mõned tulemused siis, kuidas on siin pH erinevused ja juhtuse erinevused, nagu näete, siis nende allikate vesi on väga-väga erinev, mis tähendab, et ta on väga-väga erinevatest põhjaveekihtidest pärit, et kas sügavamalt või siis väga selline mõnedel juhtudel ka võib-olla väga pindmine maapinnalähedane põhjavesi hoopis, mis siis ei kirjelda väga suurt territooriumit, vaid suhteliselt sellise lokaalse seireks sobiva tulemuse annab. Nii siis, mida me veel teinud oleme siin? Karin, Sisask, üks magistrant, uuris ka natukene mikrobioloogiat. Ka Koivas, aga siin on andmed Tallinna ja Harjumaa sellistest, ütleme siis populaarsetest joogiveeallikatest, kus inimesed käivad vett võtmas, on tehtud sellised rajatised, kaevud, trepid, ligipääs, siin Kalamäe allikas siis Kiili vallas ja mõõtsime seal siis kolibakterit ja enterokokki ja paraku pilt on, võiks öelda selline murettekitav, et joogivees ei tohiks olla neid üldse, ehk et piirseaduseks on 0, aga paraku praktiliselt kõikides allikates ühel või teisel ajahetkel kas üks või teine oli esindatud, mis siis näitavad sellist fekaalset reostust, ehk et seda, et see vesi nüüd päris puhas ei ole, kuskilt meie enda elutegevuse jäägid sinna vettega jõuavad. Nii et moraal on selles, et tasuks võib-olla teada, mis seal vees on, enne kui seda igapäevaseks tarbimiseks hakata ammutamas käima. Ja pilte ka siin, et siin näiteks Tõdva allikas, milles muidugi olukord on lausa erakordselt hull, võiks öelda, ja kus on tehtud seal siis ka siukseid vee võtmist hõlbustavaid rajatisi, on seal üks voolik nii-öelda allikasse sisse pandud, et vesi voolab sisse, et on siit mõnus võtta, siis veel mingi väike kaevukene sinna tehtud ja kõiksuguseid lävendeid ja asju on keegi sinna rõõmsalt ehitanud. Ja tundub, et võib-olla seal siis peamiselt naabrus olevad majad seal käivad ka võtmas, aga ma kahtlustan, et nad ise on ka need, kes nendes numbrites äkki süüdi on, et võib-olla seal, ma ei tea, mõni kuivkäimla või laut või mis iganes, et nagu võib-olla jällegi ei tasuks väga palju võtta. Ringmajandus, jah. Siis Harku Mõisajärve allikas, kus ka, nagu näete, ilusti kruus on seal doki otsas siis joojat ootamas. Ütleme, et seal väga hull ei olnud, et
et ühe korra siis oli koli sees, aga augustis enam õnneks ei olnud, nii et võib-olla sealt siiski tasub juua. Rõõmuallikas Nõmmel, siin on ikkagi mõlemal korral, ühe korral enterokokid, teisel korral kolibakter, nii et jällegi võib-olla tasuks mõelda. Rõõmuallikal küll on ka vastav hoiatus üleval täitsa, nii et omal vastutusel siis, et sealt juuakse. Aga jah, Nõmmel siis aiataguse allikad ja kasetuka, aiataguses juunis oli päris palju, augustis oli puhas, aga kasetuka oli siis mõlemal korral puhtaveeline, nii et sealt kolibakterit ja enterokokki ei leitud, mis on tore. Nii et ka sellised andmed ja need andmed on ka allikad info lehel kenasti üleval. Nii, aga miks siis üldse peab olema allikas keskkonnaregistris või ETAK-is? Et mis vahet seal on, et kui inimesed teavad, et on allikas, võtavad sealt mõned veeproovid, tellivad analüüsid, saavad teada, et vesi on puhas, siis ju vahet ei ole, et nende jaoks on see allikas kasutamiseks olemas ja nii ju ongi. Aga siin tõesti siiski on väike point asjal, milleni me kohe varsti jõuame. Esiteks on muidugi ka natukene see mure Eestis, et nagu ikka on meil erinevaid siis ametiasutusi, kellel on erinevad andmed erinevatel põhjustel korjatud ja mida hallatakse siis täiesti lahus naabruses olevast andmebaasist. Sellised on allikaid meil tegelikult lausa 7 erinevas andmebaasis. Või vabandust, 8, kaasa arvatud siis veel keskkonnaregister ise, mida siin ei ole. Nüüd, kui panna need kaardile, hakkame niimoodi järjest minema, et need lillad suured täpid on siis allikalise väärisilupaiga andmebaasist tulnud allikad, mida on siis suhteliselt vähe, ütleme nii. Siis on olemas üksikobjektidena kaitstud allikad. Nagu näete, siis kattuvus on osaline, enamasti pigem mitte. Siis on muinsuskaitse alused allikad. Taaskord osadel juhtudel kattub, aga osadel juhtudel on kaardile tekkinud täiesti uued punktid. Siis on meil seireallikad, mida üle Eesti on küll tõesti 119, aga ma ütlesin, siis reaalselt seiratakse ainult siin niimoodi umbes paarkümmend allikat aastas ja enam-vähem need samad paarkümmend siis. Siis on looduslikud pühapaigad, eraldi register, mis nagu näete, siis muinsuskaitsealuste allikate omadega valdavalt kattuvad, aga neid on siiski märksa rohkem, kui oli muinsuskaitsealuseid allikaid. Siis on pärandkultuuri allikaid, mida on veel rohkem. Ja mis väga paljudel juhtudel nende muinsuskaitsealuste allikatega nad ei kattu, vaid on täiesti eraldi täpikesed kaardil. Siis on ürglooduse raamatu allikad. Taaskord, osad juhtud kattuvad, aga paljudel juhtudel, nagu näete, siin ei ole mitte, on üksikuid ja hoopist muud, näiteks siin samas Pärnumaal siis, kus meil 2 allikat ära kadus, nagu näete, siit oleks nagu võib-olla neid leida küll. Siis on loodusdirektiivi allikaielupaiga allikad. Taaskord jällegi osaline kattuvus, aga mitte täielik. Ja nüüd, kui peale panna siis need teadaolevad KKR-i allikad, need väiksed sinised täpid, siis nagu näete, väga paljud need allpool olevad suured täpid ei saanud sinise täpiga kaetud. Ehk et ka nii-öelda riik küll tegelikult nagu teab ühelt poolt neid allikaid läbi mingisuguse teise lahenduse, aga sinna KKR-i ETAK-isse nad jõudnud mingil põhjusel ei ole, ehk et andmebaasid ei ole omavahel ühtlustatud. Et see on ka üks asi, millega me siis tegeleme või proovime viia kokku siis erinevaid institutsioone, et need allikad siis jõuaksid ühest kohast teise, aga esmalt siis tuleb need ka üle kontrollida, et kas nad üldse olemas veel on ja mis lugu nendega on. Miks see nüüd jällegi natuke muret valmistav on, et need sinised täpid igal pool ei kata siis neid igasuguseid olulisi muinsuskaitseallikaid või pärandkultuuri allikaid või ürglooduse allikaid on see, et kui me vaatame need samad andmed ühesõnaga veel tabelina enne, nüüd ma ikka üle kordama, aga nagu näete siis jah, et on sadu allikaid, mis ei ole samas kohas, kus on keskkonnaregistri allikas, ehk et igast klassist leiab neid päris palju. Ja probleemiks on sellepärast,
et Eestis kehtib siis niisugune asi nagu veeseadus, kus on siis rida erinevaid toredaid paragrahve, kus küll põhimõtteliselt, nüüd jällegi vist, ma ei tea, kas loeb välja, põhimõtteliselt nagu on meil kõik veekogud kaitstud, aga kui me jõuame paragrahvini 118 vist siis oli, siis seal on öeldud, et kui me nüüd päriselt räägime veekaitsevööndist ja selle ulatuse arvestamisest, olgu see siis ainult see 10 meetrit ja 50 meetrit, siis see veekaitsevöönd on ainult sellistel veekogudel, mis on Eesti topograafia andmekogu põhikaardile kantud, ehk et on olemas seal samas ETAK-is. Ja kui seal ETAK-is seda allikat ei ole, siis see klausel selle allika kohta ka ei kehti. Ehk et sisuliselt päriselt kaitse tal puudub. Ja võib seal siis kes iganes põhimõtteliselt teha mida iganes. Et sõita sealt läbi, ehitada sinna otsa maja või valada sinna, mis talle pähe tuleb, sest kuskil ju ei ole kirjas, et ta ei tohiks seda teha. Terve mõistus muidugi ütleb teistsugust asja, aga terve mõistus võib-olla alati ei kehti nii hästi. Ja on ka täitsa näited meil ette tulnud. Just nendel samadel välitöödel seal aprillis läksime sellisesse kenat allikat vaatama nagu Kõrgõssaare silmaallikas. Selle kohta oli siis kirjutatud, et objekt on hästi säilinud ja allikatüübiks IE raviallikas ja oli ka üks pilt siis, aga seda jah, ETAK-is ei olnud. Kui meie sinna jõudsime selle aasta aprillis, siis see pilt oli natukene muutunud. Oli seal tehtud siis usinasti puupõllutöid, ehk et oli istutatud kuuski, ilmselt siis kasutades rasketehnikat ehk et seda puuistutusmasinat ja sellega rõõmsasti läbi selle allika sõidetud, olid väga suured mudased rööpad seal ja otse siis selle allika koha nagu serva peale oli ka kenasti üks kuuseistik sattunud ja kogu see pilt oli jah üsna selline trööstitu ja kurb. Et alguses me tükk aega otsime, et kus see allikas nüüd on, aga siis ütlesime, et vist see siis ongi. Et seal siis Marko ja Karin üritasid uuesti ka seda veevoolu avada. Aga siis meil ei olnud nagu labidat kaasas, mingite roigastega seal natukene nad tussisid, aga järgmisel korral, kui me läksime proovi võtma, siis juba Marko nii-öelda taastas allika veevoolu ka. Aga ega pilt sellest paremaks ei muutunud. Nii et selles mõttes jah, allikas, kui nüüd võtta välist, allikas on alles. Et allikat nagu ära kaotada on suhteliselt keeruline, sest vesi tungib ikka maa peale. Aga siiski, kas ta nagu on alles päris sellisel kujul, nagu ta enne oli. Et rikutud on ta ilmselgelt. Ja põhimõtteliselt sellepärast, et sellel samal puistutu ajal ei olnud kuskil ka öeldud, et seal on allikas ja selle ümber on kaitsevöönd, sest see allikas puudus registrist. Siis teine näide siin, Marko leidis Petseri rauaallikas sama juhtumi põhimõtteliselt, kus on siis tehtud seal ka sellist võsalõikust rõõmsasti juba sisuliselt allikasse. Ja jälle tegu siis tüüpi raviallikas. Siis jõudsime siuksesse allikasse, mis on registris olemas ETAK-is. Nii et selles mõttes ei ole see kaitsega võib-olla absoluutne, aga siiski nagu kandsime lätte. Ja nagu näha, on siin ka värskelt siis teostatud jällegi metsanduslikke töid. Siin veel välja juuritud kännud on kaldal ja allikast oli järgi jäänud siukene niiske mudane lohukene. Et siin kaardi peal siis, siin ta põhimõtteliselt oli, nagu näete, oli siin väikene siukene metsatukk, ilmselt siis eelmine maaomanik oli jätnud selle 10-meetrise asja hooldamata nii-öelda või majandus tegemata. Aga uus omanik enam mitte. Siis me tegime saatsime selle info Keskkonnaametile, nemad siis hakkasid menetlema, teostasid siis juunikuus välitööd ja leidsid siis, et see on looduses hävinud see allikas, et on raadamisel seal traktoriga läbi sõidetud, et seal seisvaveekolombid on, vähesel määral niriseb vett ja kustutati see allikas lihtsalt ETAK-ist kohe ära, mis oli nagu natukene üllatav, et kas siis niimoodi nüüd ongi, et
et okei, pole enam, et kustutame siis ära, et probleem lahendatud. et aga noh, tundub pärast viimast kohtumist, et võib-olla see saaga ei ole siiski lõppenud, et üks inimene oli üllatunud, et see niimoodi läks ja lubas uurida, et vaatame, võib-olla Kantsimäe Läte tuleb veel tagasi. Et allikad infos on ta endiselt olemas, et võite sinna vaatama minna ja need pildid on ka seal. Aga jah, siuke kurb näide veel. Ja noh, siis positiivne näide, Kuusejuure allikas, see on juba Salatsi vesikonnas, kus siis kõrval oli ka tehtud usinasti lageraiet, aga ümber allika oli puude peale siis punase värviga tehtud A-tähed, mis eeldasime, et ju need olid siis vihjeks harvesteri juhile, et seal on allikas ja sinna ei maksa edasi minna. Et näete, mõjub, et allikas on etakis. Ja üks värske näide veel siit samast Harjumaalt, Loonepõllu allikas, seal Loonelinnuse kandis. Et etakis oli üks allikas, mitte see, mis siin videos või pildil on, vaid üks, ütleme niimoodi, natukene vähem esinduslik, et see on niisugune kena ilusti grifoonidega, vesi käib üles, niisugune kena tõusuallikas, niisuguses üsna ürgse äärmise kohas küll, noh, seal lähedal on kohe nagu põlluserv juba ja siia on toodud ka allikasse voolama üks drenaažitoru ots, mis siis vihmadega toob sinna ka niisugust hägusemat vett. Aga seal on terve suur hulk neid erinevaid allikaid, nagu nähes, ma olen unustanud numbri muuta, sest ma unustasin selle vaadata, aga ma arvan, et seal oli 6 või 7 suurusjärgus. Ja noh, neid on seal veel. Aga mida me siis avastasime, kui kaarti vaatasime? Et see on see allikas siin siis. Need on need allika piiranguvöönd ja kaitsevöönd, siis 10-50 meetrit. See märklaud, mis sinna kaardile joonistatud. Ja kui nüüd panna peale siia veel üks kiht, siis allika saab siukse hallitriibu olla. Arvake ära, mis see on. Aga kas keegi saalis peale Marko oskab öelda, mis see hallitriip on? Akurat, jah. No näed, jälle viga. Kes need ikka loevad tänapäeval? Aga jah, tõepoolest hakkab üle selle allikas sõitma siis tulevikus vist rong. Et mis on omakorda jälle natukene nagu kurb ja seal kohtusime kohe kohalikuga tudengitega välitöö käigus, kes oli ka väga nagu murelik ja tuli meile ka seal hiljem rääkima ja ikka, ja et mis ikka saab ja et nagu mis teha ja nii edasi. Et eks see paistab. Nii et neid näiteid on. Nii, aga mis nüüd edasi saab, et Vaterecti projekt saab kevadel läbi, aga ega allikate otsimine sellega ei lõppe. Et siin mõtteid on ka tulevikuks, hetkel on ka käimas seal mõned siuksed tehnilised arendused, et kasutusmugavust tõsta. Näiteks varsti saab loodetavasti valita välja allikad info andmebaasist allika ja siis, et selleni ka jõuda, kasutades siis, ma ei tea, jalgratast või autot või mida iganes, saab selle punkti saata oma Google Mapsi ja navigeerida selleni, et oleks lihtsamini leitav. Siis aluskaardid lähevad ehk paremaks, ehk et saab rohkem sisse zoomida vormidega, see on automaatne salvestamine, sest noh, kuna tegu on veebipõhise rakendusega, siis peab ta olema selleks, et saaks midagi salvestada terve aeg nagu levis. Kui levi on metsas kehv, siis vahel võtab näiteks piltide üleslaadimine väga kaua aega ja see info, mis te samal ajal sisestasite, võib kaotsi minna, et siis automaatne salvestamine äkki selle probleemi nagu lahendab. Ja noh, tulevad siis ka lisakaardikihid nende teiste andmebaasidega, kõik need igasugused ürglooduse raamatu ja kõik need 6 tükki, mis ma näitasin, et saab paremini allikaid otsida. On plaanis siis edasi veel koostööd erinevate institutsioonidega süvendada ja nende vahel koolide ja Globe'i võrgustikuga rohkem koostööd teha, et Globe'iga ma siin just sel nädalal või juba vist eelmisel nädalal oli ka üks vestlus pikem. On juba käsil üsna mitmeid bakatöid siin allikatega seotud, magistritööd ja ka paar õpilastööd siis koolides. Noh, siin artikliplaane veel erinevates kohtades, no samal ajal jätkub ka Koivaste Salatsis andmete kogumine ja sealt nende andmete siis analüüsi publitseerimine. Ja noh, suureks küsimuks on loomulikult rahastus, mida tahaks, et ka jätkuks. Ta on ka seal osas mõningaid mõtteid, aga eks see kõik paistab, et selliste
Kaasnevate tegevustena on siin suvel valminud koguniks allikate teemale lauamäng, mis küll on sellise esimese prototüübi või noh, ütleme 3. iteratsioon tasemel, aga täitsa mängitav, et tuli mul siin juulikuus puhkuse ajal inspiratsioonipuhang peale ja kulutasin paar nädalat selle peale, et kes tahab, võime mängida, et mäng vajab testimist, et tudengitega olen seda mänginud ja täitsa toimib, et on kõik need samad andmebaasis olevad allikad, mis on ka päriselt olemas, on ka mängus tegevad. Ja kui on lisaküsimusi, võite alati kirjutada või helistada või mis iganes ja liituge siis allikainfo grupiga ka Facebookis. Ja loomulikult mingi allikad.info lehele ja registreerige seal ja hakake tegema allikavaatust, sest talv on väga hea aeg selleks, et ära aru saada, kas tegu on allikaga või mitte. Allikas üldjuhul ära ei külmu, et kui on drenaažitoru ots, siis nüüd selliste ilmadega nüüd olnud on, siis see võiks ikka juba täitsa külmunud olla ja voolavat vett vast enam ei ole, aga allikas, mis tuleb sügavamalt ja siis nii-öelda talve mõttes sooja veega, on siiski ilmselt olemas. Ja taustale ulisema väike rauane allikas küsimuste ajaks, kui neid peaks olema. Küsimusi? Kommentaare? No see on mingi mis iganes kategooria veel, ilmselt muinsuskaitseline kategooria. Et noh, ütleme niimoodi, andmebaasi mõttes me jagame neid nagu 8, et on tõusu- ja langeallikad. Et nagu hoida lihtsana, et noh, aga neid erinevaid kategoriseerimise viise on nagu, mis osaliselt nagu kattuvad, osaliselt on nagu erinevad lähedused, et kas moodustab, ma ei tea, basseini või voolab kohe minema, ja nii edasi on juba sellest, kas seisuvee või vooluveekogu ja kuidas ta maapinnale pääseb. Ühesõnaga neid kategooriad on tegelikult väga-väga palju, jah, et see süsteem on suhteliselt nagu keeruline, jah, et ta ei ole nagu selline ühene, et on üks, vaid erinevatest allikatest, kirjandusallikatest siis leiab erinevaid allikate kategooriaid päris palju. Näed, siin on ka küsimus internetis. Elve küsib, kas vabatahtlik andmebaasist on näha, et mis aasta ajal on allikaid seiratud, kas on võimalik hinnata ajutiselt ja pidevalt töötatud allikate koguseid. Jah, loomulikult on seal kuupäev küljes ja kellaaeg, mis kell see seiretegevus tehtud on. Nüüd loodetavasti mingis keskpikas perspektiivis saab siin allikad info lehele ka nii-öelda nagu andmeanalüüsi mooduli, või noh, vähemalt mitte nüüd analüüsi, aga kuvamise moodul, et saab need aegridu seal näiteks graafikule panna, et kui on üks parameeter, et saab kuvada siis selle allika kõiki, ma ei tea, pH või juhtivuse või temperatuuri või voolulga andmeid siis aegridadena ja tulevikus äkki ka siis juba ruumi infona, et võrrelda näiteks ühe piirkonna allikaid, aga noh, see on selgelt selline kaugem soov, mis loodetavasti kunagi realiseerub. Ja teine küsimus siis, kas te välitöödel uusi allikasoid ka leidsite? Noh, põhimõtteliselt võib vist nii öelda küll, on ju, Marko? Et kõik need ei ole allikasoode vist registris, kuigi me muidugi ei vaadanud, aga no pisikesed jah, just, aga noh, ikkagi allikosa ilmelised laigukesed selgelt nad olid, jah. Aga jah, väga väikesed. Eeldan, et seda küsis äkki Raimo või keegi. Jep. Nii, aga veel küsimusi või kommentaare. Marko äkki tahab kommenteerida midagi, mida unustasin ära äkki. Tekkis küsimus, et seal oli üks allikas, mille vooluvõrk oli 29 liitrit sekundit. Ei, kusjuures ma vaatasin selle üles, see oli sisestatud äkki kellegi EGT-st kellegi poolt. Maile äkki või keegi, et selles mõttes ma nagu ei kahelnud selles numbris. No, kui nüüd ei olnud, et 2,9 pidi olema, aga see ei olnud jah lihtsalt nagu
mingi suvaline number suvalise inimese poolt, et mingid sellised ma kustutasin ära, kus noh, nagu mitte muud infot ei olnud, siis kuskil lahtris oli mingi, ma ei tea, 28 järsku on ju, et noh, et mis kurat, siis ma need nagu viskasin sellest statistikast välja. aga jah, selle ma vist vaatasin üle. ja no seda võib kommenteerida, et tegelikult praeguseks hetkeks on seal veel üks andmebaasi juures see kohapärimuse allikad, kus ei ole küll nagu palju, 50 allikat on seal andmebaasis olemas, aga ikkagi tuli sealt välja mingisugune, enamik nendest on sellised, mida üheski Eestis ei ole. Ei ole. Veel 50 allikat. Uhuu. No vot, et jah, selles mõttes jah, neid kohti, kuhu minna ja vaatlus ära teha ja panna uus allikas on siis palju. tegelikult on veel üks nimekiri allikatest, on allikad, mis on keskkonnaregistrisse ja olnud kunagi kantud, aga 10 aastat tagasi kanti nad keskkonnaregistrist maha, sellepärast, et neid ei olnud tollel hetkel ETAK-is. Ja olles neid niimoodi pisteliselt seal Elva ümber ja Tallinna ümber läbi käinud, siis 90% juhtudel tegelikult mis kohtas on allikad olemas. Mis tuleb siis nagu nüüd jälle uuesti avastada ja uuesti sinna registrisse tagasi. Jah, need kustuvad allikad, jah, neid on päris palju tõesti. Nii et tööpõld on lai ja kõikide abi on väga oodatud. On selle loo moraal. Aga need saabki täpselt tund aega täis. Et kui rohkem ei ole küsimusi, ei saalis ega internetis, tundub, et ei ole, siis aitäh ja mingi allikale, mis ma muud oskan öelda.